ma ostsin osta.ee-st 10-eurise iPhone SE, mis on katki. Ning täna ma tahan siis näha, kas mul õnnestub see korda teha. Ma ei tea, ma ei joo tavaliselt kohvi, ma lihtsalt ostsin selle, et video lahedamaks teha. Siin ta siis on. Halli värvi, ekraan puruks pekstud, proovime sisse lüütada. Mitte midagi. Apple'i kleepsud. Enne iPhone'i kasutamist tutvuge kasutusjuhendiga. Nupp, uinutus, äratus. Siin on siis varujupid, replacement aku, läks maksma mingi replacement ekraan, läks maksma tööriista komplekt. See tuleb iga asjaga tasuta kaasa, nii et peame kokku panema selle asja. Ma mainiks siinkohal ära, et ma ei ole professionaalne telefoni parandaja ja ma pole kordagi vaadanud, kuidas iPhone SE tuleb parandada. Nii et nüüd esimene probleem, mida ma kohe märkasin. Aku ei ole ühendatud. Akuühendus on katki. Recommend our official website. We are committed to bring you the best products and customer services. Nii et kui te tahate selle ekraani müüa veebilehte, siis aga ma lihtsalt ostan neid asju eBayst. Quality assurance. Nii et põhimõtteliselt, mis me tahame teha, on see, et me võtame siit küljest jupid, paneme siia sisse ja siis kasutame seda hoopis ekraanina. Okei, ma sain siit ekraanist siis kätte selle sõrmejäljelugeja, mingis üks asja ja selle metallist kattemoodi asja. Nii et ma proovin neid nüüd siia sisse panna. Siin sa oled. Leidsin üles selle kruvi, mis enne maha kukkus. Ma proovisin seda siia panna. Ma ei usu, et ma tegin seda õigesti, sest siin on mingi ilge pend on sees, aga paneme kokku ja vaatame, kas töötab. Siin on põhimõtteliselt üks mingi hästi väike metallitükk, mille sa pead siia peale panema millegi pärast. Ma ei tea, miks. Mis siis juhtub, kui ma ei pane? Nii, ja nüüd peaks meie ekraan olema valmis, et selle saaks iPhone'i sisse panna. Jee! Enne ma tahan ära panna selle kaamera ja aku. Ma pidin selle ekraani veel korra tükkideks võtma, sest need juhtmed olid mul vales järjekorras pandud siia. Aga see-eest ma sain selle asja siin üleval veidi paremini siia külge. Nii et loodetavasti see töötab paremini või midagi sükest.
Okei, ma vist sain kingi. Nüüd tuleb lihtsalt siis metallplaadike peale visata. Okei, ma sain 2 kruvi sisse. Mul on 2 kruvi kadunud. Ma lähen otsin neid. Igatahes me saame nüüd proovida, kas see lülitub sisse. Wow! Low battery. Vaadake seda. Wow! Boom! Nii kaua kuni see laeb, me võime muusikat kuulata. Tore iPhone. Oh no, software for this iPhone is not currently available. Make sure you have the latest version of iTunes and try again. Ma pean siit asusele. Wow! Meil on väike probleemo. See iPhone ei tööta. See siis see on. Ja ei, ma pean selle vist uuesti lahti võtma ja proovima korda teha. Ma ei saa seda isegi välja lülitada. Ma põhimõtteliselt lugesin netis asju ja keegi ütles, et kui sa ostad uue ekraani iPhone'ile, siis selle peal on mingi plastikust kile, mis tuleb enne ära võtta, sest muidu touch ei tööta. Ma pean põhimõtteliselt terve selle asja, mis ma siin tegin, uuesti lahti võtma ja siis uuesti kokku panema. Jep, põhjus, miks see touch ei töötanud, oligi see, et siin oli siuke asi peal. Vau! Näete, nüüd töötab ekraan perfektselt, pidin lihtsalt selle mingi kleepsu ära võtma. Aga paneme siis selle iPhone'i lõpuni kokku. Okei, funny story. Ma lülitan telefoni sisse ja lõpuks kõik töötab, touch töötab, kõik töötab. Ning järsku teeb telefon restardi ja läheb hästi tuliseks. Ja ma mõtlen, mis värk on. Ja see läheb aina tulisemaks ja tulisemaks. Nii et ma saan aru, et midagi on valesti, võtan ruttu lahti, võtan aku välja ja nagu näete, mul oli üks kruvi jäänud aku alla. See oli aku sisse augu teinud ning aku läks katki. Aga ma siis tellin endale uue aku ja tulen mingi, ma ei tea, nädala pärast tagasi. Nii, ma olen tagasi ning meie aku on kohale jõudnud.
Nüüd ei jää muud üle, kui aku telefoni panna. Veel natuke tuline. Ja nüüd proovime. Oh! Vau! See töötab. Kõik touch töötab perfektselt. Jep, 10 € iPhone. Töötab. Vau! Vau! Ning kuigi tegu on 4 aastat vana telefoniga, on selle kaamera kvaliteet siiski üllatavalt hea. Nii et ma arvan, et ma saan seda kasutada ka tulevikus enda videote tegemiseks. Ning kuigi see kaamera siin üleval on parem, on ta siiski väga hea varukaamera või kui on vaja teist videopilti mingi teise nurga alt filmida. iPhone SE disaini puhul on ka see lahe, et sa saad ta niimoodi panna ja filmida, ilma et sa peaksid selle millegi vastu toetama. Aga ma loodan väga, et see video inspireeris ka teid ise vanemaid asju korda tegema. See on siis tänaseks kõik. Tänan, et vaatasite. Head aega! Palun tehke nii, et mu subscribe'id ei oleks negatiivsed.